Hiljuti koguti mitmes Tallinna paigas rohkem kui kuu kestel spetsiaalsesse mikrofoniga varustatud konteinerisse klaaspudeleid ning purke, mis iseenesest pole miskit eriskummalist. Märkimisväärne on aga see, mis sündis metallkupli sisse poetatud objektide helidega hiljem. Muusik Raul Ojamaa võttis audiosalvestised ja produtseeris neist elektroonilise pala. Olen teinud klaasi samplitest täitsa nagu muusikateosega kasutades, mitte siis ainult mingi klirinat ja kolinat, et käivad mingi paugud, aga teinud nagu süntesaatori soundid ja et see lugu põhimõtteliselt kõik soundid sellest on algmaterjaliks on klaas. Helikorje argielust ning sellest inspireeritult muusika loomine ei ole artistide hulgas harv nähe. Meenutagem kas või meie mõne aasta tagust uudist Erik Kammiste Odüsseiast. Ja selline pehme tuli ka ikkagi. No kunsti võib tänapäeval teha absoluutselt kõigest. Olgu see korvpalli põrgatamine spordipoes, Toyota ukse klõbistamine või näiteks klaastaara viskamine konteinerisse. Aga miks just klaas? Värskelt valminud teose sõnum on inimestele meelde tuletada, et klaasi koht on enda otstarbe lõppedes vastavas konteineris ja seda saab taas kasutada. Me peaksime vaatama jäätmeid kui mitte prügi, vaid suuresti kui see materjal, mida saab uuesti kasutada. Ja pakendite puhul, eriti klaasi puhul on see väga hea näide. See vähendab meie lõppkokkuvõttes meie jalajälge, vähendab vajadust uute materjalide järele. Eestlane on Euroopa Liidus üks kehvemaid prügiliigiti sorteerijaid. Aastas keskmiselt elaniku kohta tekkivast 373 kilogrammist olmeprügist vaid 38% sorteeritakse. Nii satuvadki klaaspakendid, mida ei saa taara automaadis rahaks teha, tihti tavalise prügi hulka. Põhjuseid on välja toodud mitmeid, et alates sellest, et tõesti ei teata, et see on kohustuslik või et seda on vaja teha, miks seda on vaja teha, et mis see mulle annab. Lisaks siis tuuakse välja põhjuseid, et näiteks on puudu kogumiskastid või et puudub see võimekus justkui ja teadlikkus ennekõike, et kuidas seda teha. Muusik Ojamaa ei näita rohelise mõtlemise kontekstis teed pelgalt oma käesoleva tööga, vaid tunnistab, et on koduseinte vahel ka ise usin sorteerija. Mitmed tema kolleegid on kandnud temaatika üle esinemiste kriteeriumitesse ehk raideritesse, kus utsitatakse kontserdikorraldajaid nendega sarnaselt mõtlema. Osad on teinud seda, et oleks kõik rohelised nagu pakendid ja materjalid ühekordsik kraam ei oleks. Samal ajal ka seda, et panna see klausel, et palun käidelge siis kõik erinevad pakendid ja materjalid vastavatesse konteineritesse. Kokkuvõttes jääb kehtima mõte, et kui materjalid saavad uue võimaluse, sünnib sellest kahtlemata miskit uut ja vajalikku. Me lihtsalt peame selle õigesse kohta viima.